Alma lugu. Mina olen juba ammu pensionär ja olen endaga alati hakkama saanud ja saan praegugi. Pensioniga tulen ma välja, katus on mul pea kohal, nii et kurta pole midagi. Ainult kuidagi nii üksildane on olla. Aga kellelegi koormaks ma ka ei tahaks jääda, kui mu tervis peaks mind nüüd tõesti alt vedama. Ma kuulen halvasti ja nägemisega on mul ka juba aastaid probleeme olnud. Arst ütles, et lähiaastatel ma võin päris pimedaks jääda. Ei, siis ma küll ei tea, kuidas edasi elada. Pärast mehe surma olen ma elanud enamasti üksinda. Ohi, aga mu lapsed ja lapselapsed on küll väga toredad ja neil läheb nii hästi, nad on üle ilma laiali. Ei, nad ikka helistavad mulle ka ja käivad mind vaatamas sünnipäevadel ja jõuludel ja. Aga üks lapselaps kasvas üleval minu juures. Ja ma hoidsin teda nagu oma last, võib-olla isegi rohkem kui oma last, sest tema jaoks oli mul rohkem aega, kui kunagi mul oma laste jaoks oligi. Aga möödunud aastal läks ta linna ülikooli, aga praeguseks on ta juba vahetusüliõpilane Inglismaal. Oi, mul on nii hea meel, et tal hästi läheb. Ja, aga tegelikult ma ikka tahaksin, et ta tuleks minu juurde tagasi. Et oleks vähemalt kellega rääkidagi. Kõik mu vanad sõbrad ja tuttavad on juba surnud või on sama haiged kui mina või haigemadki kui mina. Jah, seda arvutit mina ei tunne, nii et kus ma neid uusi tuttavaid siis võiksin leida. Ma olen usklik inimene ja kirikus ma ikka käin. Aga seal jääb ka inimesi iga pühapäev aina vähemaks. Aga oma Jumalaga ma räägin tegelikult iga päev. Kas siis mõtetes või kõva häälega. Vahel ma laman öösel oma voodis ja mõtlen, et miks ta mind juba enda juurde ei kutsu. Ma ei julgeks kunagi kätt enda külge panna. See on ju patt. Aga ma tunnen, et maailmale ei ole ma enam vajalik ja et maailmal oleks ilma minuta kergem. Ma ikkagi panen ravimeid kõrvale. Et kui tõesti peaks tulema see hetk, et elamine on raskem kui suremine, siis Jumal ehk annab andeks. Lahkumiskirja ma kirjutasin juba valmis, et lastel oleks kergem. Et nad ei süüdistaks ennast ega kedagi teist peale minu. Ma ei tea. Ma loodan, et kui nad seda loevad, siis on neil ehk kerge.